Tänases podcastis hakkame siis rääkima armukelmidest ehk siis romance skämmeritest ja minuga koos on jälle Veiko Täär. Tervist! Tervist! No kuidas siis on, Veiko? Kas siis on arusaamatu, et miks kodanikud saadavad üle mere mitte ainult siis sadu eurosid, vaid lausa kogu oma varanduse kindralitele, medõdedele, kooliõpetajatele, need on muuseas profiilid tavaliselt, mis luuakse. Või on seal tõesti siis midagi niisugust, et miks me seda tegema peame? Kuidas sulle tundub? No ma arvan, et see on niivõrd inimlik, selle aluseks on inimlik soov olla hoolitud, olla armastatud ja kui see päriselus on sul puudu, kui sa ei ole seda leidnud, siis see soov selle järele on niivõrd suur, et sa lähed seda otsima nendele suurtele avarustele, mida annab see väike helendav ekraan sulle, et sa saad liikuda kogu maailma ja see, kes sealt sulle vastu tuleb, on tegelikult sinu konstruktsioon sellest lootusest, kes see võiks olla ja seda kasutatakse väga osavasti ära ja need armukelmid globaalselt, aga ka täiesti lokaalselt on väga oskuslikud ja väga võimekad. Ehk siis Ja, nende eesmärk loomulikult ei ole mitte pakkuda sellist toredat halastussuhet või midagi sellist, vaid vastupidi, nende soov on enam, no minu arust vist on 100% saada materiaalset tulu absoluutselt. nendest inimestest, ehk siis Absoluutselt. manipuleerida nendega, et saada nende käest mingisugune, no enamasti ikkagi rahaline väärtus kätte, sellepärast et Ja, väärtused on nagu keeruline. ja alati on raha ja veel kord raha seal taga. Ja vaata, jah, siin ongi see, et miks need armukelmid ka lähevad nende psühhopaatide hulka, on, et neil on, vaata, psühhopaadil on üldisemalt alati see raha jumal taevas, jumal taevas, mitte midagi muud, teised kõik on asjad, aga raha on see, kus poole minna, raha ja võim tagab raha. Ja, ja näiteks vaat seesama see online'is, mul praegu tuli meelde, on just see ohumärk see, et vaata, see mehhanism on tegelikult alati nagu mõjutamismehhanism. Ehk siis kõigepealt on ohvril midagi puudu, siis hakatakse talle seda pakkuma, siis tekitatakse hästi ruttu üleminek meie peale, enam ei ole mitte mina ja sina, vaid juba meie mõtleme tulevikust ja nii edasi ja tekitatakse harjumus. Ja kui harjumusega on nüüd seotud emotsioon, siis sa oled lõksus alati. Iga asi ongi meil kahest asjast kinni. Ehk siis sinu see nii-öelda see tuleviku perspektiiv, mis oleks nagu võimalikult atraktiivne ja siis kohe sinna peale emotsionaalne ja emotsionaalseks nad oskavad seda väga hästi muuta ja nüüd ma liigun selles suunas ja kusjuures isegi kui ma saan aru, et ma olen ohver, siis ma jumala eest ei taha, väga paljud ei ole nõus loobuma sellest uskumusest, et seal vastas on üks väga tore Ghana poiss, kes teenib elatist. Ütleme, mis ta nii väga tore on, aga noh siiski, sest see on ka vaata piirkondlikult väga huvitav, et kus on midagi poppi ja miks see Ghana, näiteks see vana Ghana kuritegevuslik võrk. See oli ka üks maailma kõige suurem, sest et seal Ghanas oligi, kus kohas kasutati seda püramiidiskeemi. Nende jumal oli see, kes kasutas, ma ei mäleta, mis selle venna nimi oli, aga ühesõnaga selle piirkonna kõige rikkam, kõige niisugusem edukam vend oli siis see, kes seda kasutas. Ja nüüd poisikesed vaatavad, ahaa, seal on nüüd keegi, ma tahan ka olla see, ma tahan ka selle elu poole püüdlema ja niimoodi nad sellesse tööle nii-öelda satuvad. Kusjuures nad ongi tööl. Nad ongi tööl, see on huvitav. See on miks pärast need skämmerid, online skämmerid, nad ei kasuta kunagi su nime. Vaid alati on armas, kallis, et seal ei ole, nad ei kasuta nimesid. Nad ei kasuta nimesid, sest üks vahetus lõpeb ja teine alustab. Ja seepärast ka tekib seal näiteks, et me võtame näiteks Tinderi või mis iganes selle välismaise kindraliga te parasjagu ei suhtle seal või selle medõde ja kooliõpetaja on muuseas naisprofiilid tavaliselt, mis lähevad kõige paremini peale. Vanuses kuskil
29–35, tavaliselt nendel naistel on veel nii, naistel nii-öeldes on, kusjuures te ju ei tea, kellega te räägite, seal tavaliselt need on mehed hoopis nii. Ja see kujutlus tekib meie peas, nad loovad kes me selle. suhtleme sellepärast, et meie tahame ja seda Just, vormitakse meie just, jaoks täpselt niimoodi, nagu just, meile on vaja. just. Ja seal ongi, et see profiilid, neil on jah, seda on uuritud teaduslikult täitsa, et need naiskämmerite profiilid ongi, et huvitaval kombel tumedapealised. Aga tal on seda last vaja selleks, kusjuures ka meeskämmerid kasutavad, et neil on kuskil laps, kes on mingi hooldajaga koos, sest et siis on olemas nagu variant, et ehk siis mina ise nüüd olen siin rindel, eks ju, nii, või olen seal ehitusinsener seal kuskil, ma ei tea, Aafrika tagamaadel. Nüüd mul ei ole võimalik saata sellele lapsele raha, aga lapsega juhtus midagi, seepärast, et minu pangasüsteem, mul kaardid siin ei toimi, ma ei saa siin ülekandeid teha, mida iganes seda. Veel parem on, kui ta kuskil on nii-öelda see sõdur, eks ju, et sõduridel pole üldse kokku, ta ei saa öelda, kus ta veel on, ta ei saa, eks ole, nii. Ja nüüd ongi, eks ole, nõretav lugu seal ka veel seal taga. Et näed, ta on niisuguses olukorras, loomulikult ma saadan. Kusjuures need on alati võrgustikud. Üliharva on, kui skämmer tegelikult teeb üksinda tööd, kui me räägime rahvusvaheliselt. Ja nüüd ongi, et seesama nii-öelda see laps, sa võid isegi selle lapsukesega rääkida. Ehk siis ütleme, vend on ise seal kuskil, ma ei tea, Aafrika džunglites, ehitab seal just parasjagu koolimaja, et lapsi aidata. Nüüd tal sai seal, ta ei saa pankadele ligikassa, võiksid teha ülekande sellele lapsele. Me nüüd hakkame juba koos selle lapsega seda tulevikku looma. Nii. Ja nüüd sa teed selle ülekande, kusjuures see ülekanne võib olla ka eelmisele ohvrile tehtud summa. Ehk siis see oli ka veel rahapesu võrku sattunud. Saad aru, see on nagu jube karmmehhanism. Kõik need kokku põimida, aga jah, põhiline on see, et rõhutakse sellele empaatiale ja ehitatakse üles seesama pilt, mis on just konkreetselt sellele inimesele väga tähtis ja läheb tulevikuvisioon. Visioon sellest, et mis kõik võiks olla, ainult et selleks, et selleni jõuda, mis on kohe siin käeulatuses, tuleb teha üks väike ülekanne. Ja eks seal hakkabki see sama mehhanism tegelikult, seal on nii-öeldes nagu 6 staadiumi. See on täitsa teaduslikult uuritud, see on üks Monika Witti, üks inglanna, kes on selle kohta nagu teinud teadustööd. Ja see profiil ongi, kõigepealt tehakse see atraktiivne profiil, nii, mis tõmbab siis selle ohvri potentsiaalsesse suhtesse. Nüüd järgneb see nii-öelda see peibutamisprotsess, mis võib isegi kuni aasta kesta. Et seal nagu eeldada, et näed, et nüüd tuleb 2 nädalaga välja juba see, eks ole, et see on ikka skämmer. Ei, seal on nagu, kui on nagu nad haistavad suuremat raha, siis nad tegutsevad pikaajaliselt, sest see on nende jaoks aeg on küll neile raha, nagu kunagi üks Sri Lanka skämmer ütles väärasti, aeg on raha, aga kui nad näiteks vaatavad, et päris fun on see, siis nad võivad hakata seal suhtlema täiesti, ega nad on ka inimesed ju kokkuvõttes, eks ju. Aga alati on raha. Ja kolmandas etapis on siis see, et nad võivad natukene erineda, aga tavaline, et nad hakkavad siis näiteks paluma seda sama raha või asju. Näiteks, tal just ütles laptop üles, kas sa saaksid saata mulle. Või näiteks see, eks ole, et nüüd mina olen kunstikaupes, skämmer, ja nüüd näed, ma olen siis suurepärases kohas, kus on niisugune väärtus, palun. Ja mul sai raha otsa, kas sa tahad teha head investeeringut, rääkimata nende Küprose, kes panevad investeerima. Ja see on niisugune huvitav, mingil hetkel oli ka seda tüüpi, ma ei tea, kas nad enam eksisteerivad või mitte, ma 8-9 aastat tagasi põhjalikult läksin sellesse teemasse sisse, kus olid siis need vennad, kes nii-öeldes olid kuskil sõjapiirkonnas, nüüd neil oli siis, eks ole, valitsus seal parasjagu nii-öeldes kukutati ja nüüd tal oli vaja sealt tuua välja raha, millest ta siis oli nagu nõus ohvrile kindlasti raha andma. Aga siis selgub, et võt see sama kullatäis või kohvritäis kulda on vaja tollist kätte saada. Ja nüüd pannakse läbi selle. Need skeemid on üliosavad, ma ütlen ausalt, üliosavad.
jah, ja see noh, kunagine Nigeeria kirja formaat on lihtsalt arendatud nagu täiuseni nüüd tänaseks päevaks ja täiuslikult sest vanasti see, kus oli ka, et juhuslikult oleme teid välja valinud ja te olete ja, saamas kohe siin mingit tohutut lotovõitu, mitukümmend mm, miljonit dollarit. aga selleks, et seda ära vormistada, oleks vaja noh, natukene siis väike sissemakse teha ja siis on ja, need miljonid teie päralt. ja see, ei nad siiamaani saadavad seda päris edukalt aeg-ajalt ikka mul potsatab jälle seal see info, et Body Language Academy mõni niisugune, et te olete nüüd just see suur investeeringu saaja. aga Aga armukelmidest rääkides, tegelikult üks asi on seesama internetiskämm, kus me mm, ju ei näe ja noh, tänapäevased mm, ai võimalused on muidugi arenenud nii kaugele ja arenevad veel rohkem, joo, tänu millele muutub ka see läbi võrgu toimiv veel, veel võimsamaks, ehk siis mm, ohvrid kaotavad veel rohkem. aga ka need, kes on päriselus, ehk siin meil samas näiteks võtame meie sama Eesti, kusjuures meil on ja, tehtud väga hea, nii kunstiliselt kui ka sisuliselt heal tasemel selline seriaal, mille nimeks ongi Armukelm. mm, Tambet Uisk on selle režissööriks olnud ja seal on võrratult head näitlejatööd ja minu arust väga sisukas ja just täpselt rääkimas sellest ja näitamas, et kuidas käitub ohver ja kuidas käitub see kelm ise ja mis toimub neis. et see on väga mm, hea näitliku statuus, sest ja, päriselus muidu võiks ju väga paljud inimesed mõtlevad, et ei, no see interneti suhtes ma olen väga skeptiline, ma ei usu neid asju, aga noh, päriselus ka lähevad inimesed, ka sellised, kes muidu püüavad olla hästi skeptilised ja kontrollivad, lähevad ikkagi selliste armukelmide õnge, kes on ülimalt ja, meisterlikud. ja seal ongi, et ta oskab seda manipulatsiooni väga edukalt kasutada. tal on nüüd null empaatia ja tal on üks kindel eesmärk, saada nüüd see ohver kontrolli alla. ja seal ongi see, et vaata kuidas ma ütlen, see intensiivne suhtlus alguses ja väga õigete sõnade kasutamine. aga vaata, tänapäeval needsamad mobiilsed telefonid või mis iganes nutiseadmeid ei kasuta, seal on ka üks sihuke pool, et kui sa seda kasutad ja näiteks temaga õhtuti suhtled, esiteks harjumus tekib väga ruttu ja teiseks on nagu see, et inimesed ka avavad ennast rohkem, kui nendel on vastas nii-öelda anonüümne, ehk siis ma ei ole sinuga veel elus kohtunud, et kujutlus pluss see, et kui ta ei anna hinnanguid, vaata. see on nagu see pool ja nüüd, kui ta ei anna neid hinnanguid seal ja muudkui aga loob seda tuleviku perspektiivi ja nüüd see telefon on ka minu juures ja nüüd mina olen õhtul voodis mõnusasti teki all ja räägin temaga, siis saad aru, tekibki niisugune nagu näiline lähedus, nii nagu mul oleks keegi, kusjuures igaüks nendest, on nad siis internetis või on nad siis nii-öelda nagu reaalelus. esimene asi on teada saada, kas ohvril on teisi, kes mõjutavad nende käitumist. ehk siis, kui üksinda sa oled, kes on need sind mõjutatavad isikud, kelle otsustest sa pead oma elus lähtuma. ja muidugi väga ruttu tehakse selgeks, kas tal on mingisugune materiaalne nii-öelda taust taga või ei ole, sest et noh, kui sul raha pole, siis pole sul ka mõtet pikalt seal jurada. no okei, jätame nüüd, ütleme nagu sellised trofeenaised välja, eks ole, et noh, et näed, eriti ilus, nüüd võtame selle, nüüd ma viin sind koju ja panen sinna riiuli peale ja siis sina oled nüüd minu oma. et mitte nagu noh, need siis nagu välja arvatud, aga muidu jah, ja seal hakkabki vaata see suhtluse intensiivsus, eks ju. kusjuures tavaline ohvri vanus, kes on nagu ütleme internetis, on ikkagi nagu 45 ja 50 ja pluss isegi, sest neilt on juba võtta midagi. Neilt on võtta midagi, mis sa sellega teed, kellel pole midagi võtta. No nende oskus on ka see, et inimesed pannakse isegi laenu võtma, mida ja, kõike tegema lihtsalt selle jaoks, kui neil ei olegi. ja kui neil on see võimekus ja see laen siis antakse sellele manipulaatorile. jah, kodusid realiseerima ja nii edasi, helge jah, tuleviku jah, nimel. jah, päris ja karmid seal, lood on need olnud, nii et ikka jah, päris jah. valusalt karmid. ja praegu tuli meelde kunagi, kui me võtame jälle rahvusvaheliselt, oli lausa, et
suuremad grupeeringud kasutavad ka niimoodi, et näiteks ohver viiakse isegi puhkusele, ja, et ja. temaga nagu nii-öelda kohtuda. Mhm. Ja või siis näiteks ütleme, et palutakse tal sõita sinna, kus siis keegi on nii-öeldeski nagu kinni, ehk siis nõutakse lunaraha nii-öeldes, nagu see siis sinu see vastaspool, kelles sa nüüd oled ära armunud, on nüüd seal kuskil väga kriisisituatsioonis, nõutakse tema käest lunaraha ja ohver sõidabki sinna ja kusjuures ta võib ise sattuda pantvangiks. Et see on nagu, need on jubedad summad on tegelikult. Ma mäletan siin paar aastat, no see oli rohkem 5 või 6 aastat tagasi, oli ka kuskil telesaates, ma käisin rääkimas nendest, sest ma vaatasin statistika ma leidsin tookord Austraalia kohta ja seal oli juulikuu statistika oli, kus siis peteti online'is ohvritelt välja 3,72 miljonit Austraalia dollarit ja need on nüüd ainult need inimesed, kes läksid ka sellest teavitama politseid. Väga paljud ei lähe ja ei lähe just sellepärast, eks ole, et ta on nii-öelda, tal on piinlik sellest rääkida, kui teised aru saavad. Just. Ja või siis näiteks ka Inglismaal, võt seesama see Monika Viti, ta tõi oma uurimustöös nagu, ja miks hakati nagu rääkima rohkem, kui on siis näiteks meeste puhul neid blackmailitud, ega tänapäeval ka naiste puhul seda võib teha vabalt, ehk siis luuakse ohvriga siis nii-öelda see intiimne suhtlus läbi selle interneti, nüüd salvestatakse ja siis hakkab pihta see väljapressimine, et juhul kui, siis näed, siit on fotod sinust ja nii edasi. Et tasub ülioluline on olla väga ettevaatlik. Ja seal ongi, eks ole, siis see intiimne suhtlus siis käib nii, nüüd on tekkinud sul harjumus, nüüd on sul tuleviku perspektiiv, nüüd oleme juba meie siin koos kõiki asju teeme. Ja siis, kui saabub see kriis, ehk siis hakkab see raha nõudmine, nüüd ohver ei ole näiteks nõus andma, siis ongi kriisiks seda nimetatakse. Ja seal ongi, järgneb siis see tõe saabumine ja võt siin on, et kui kurb see lõpp nüüd siis olla võib. Sest et tõenäosus neid rahasid kätte saada on üliväike tegelikult, üliväike. Sest et ta on nagu, ma räägin, seal on rahvusvahelised võrgustikud. Aga ega siin samas, eks ole, kui sul seal mõni Saaremaa Armu Kelm siin majast ilma jätab, siis oled täpselt samasugused tõenäosus seda tagasi saada, sest sa ju ise andsid talle. Ehk siis see on ka, mida nad väga täpselt teavad, et mida seaduslikult saab teha ja mida ei saa teha. Nii et olgem ettevaatlikud. Olge ettevaatlikud ja parem käige nendes kohtades, kus te nagu silma kodanikega ikkagi võiksite ja ärge minge jumala eest kohtama niimoodi, et te lähete kuskile X kohta esimesel korral, kui ei ole teisi inimesi ümberringi. Nii et see kõik on niisugune väga niisugune kahe otsaga. Aga loodame, et ja muuseas statistiliselt on suurem tõenäosus, et te leiate elukaaslase enda ümbruskonnas elavate inimeste seas. Vaadake naabreid teise pilguga. Vaadake naabreid teise pilguga, oleks aeg, aga ärge siis nagu nende abielusid hakkabki lõhki aja. See läheb nagu nii lõhki, kui naised paigast läheb. No võt, aitäh, Veiko. Aitäh, Üli. Saime siis natukene targemaks selle koha peal.